Tere, me oleme Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased. Tema on Lisette Kiudor ja mina olen Anastasia Staff ja me oleme gümnasistid ja saime huvitava pakkumise, et rääkida teile omast huvi tegemistest. Esimene küsimus, millele me vastasime, on see, et kui palju on meil võimalusi tegeleda oma vaba ajaga ja kuidas me seda sisustame. Ja Lisette vastab sellele küsimusele. Tegelikult oma vaba aega, tegelikult on mul väga vaba aega üpriski vähe, sellepärast, et kool on väga suur ajaröövel ja üleüldse võtab kool väga palju aega ka väljaspool koolimaja. Kuid nii palju, kui mul seda vaba aega on, üritan ma seda siiski intellektuaalselt sisustada. Käin sageli kursustel ja arendan ennast. Kui kahjuks aga pole piisavalt aega, et tegeleda spordi ja selliste asjadega. Aga kindlasti üritan ennast parandada. Kas internet on sinu jaoks suur ajaröövel? Et kindlasti internet on see, mis on meil igapäevaelus, ilma selleta ei saa, aga internet on ka suureks informatsiooniallikaks ja ka õppimisel on see väga suur abiline. Kahjuks paljud õpilased nooremas eas ei saa sellest veel aru ja kasutavad seda kui meelelahutusena, aga kindlasti tuleb ka nendele see etapp, kui nad saavad aru, et internet on suur entsüklopeedia, mida saab ühe kliki abil kasutada. Ja mina siis küsin omajagu, et kas on sul üldse palju võimalusi materiaalselt igalt poolt kasutada ja riigi poolt pakutavaid huvisid kasutada? No neid võimalusi kindlasti on, aga neid tuleb väga tikuturega taga otsida. Ja sageli on ikkagi ringid, kus tahaksid käia tasulised ja mitte just eriti soodsa hinnaga. Nii et mõnikord võib täitsa raskeks minna leida endale sobivat huvitegevust. Sinult ma küsiksin siis seda, et mis takistab sind huviringides käimast? Huviringides takistab võib-olla see, et on neid palju, kus tahaks käia, aga vahepeal kipub see hind väga suureks ja teiseks kooli kõrvalt ei ole seda nii palju aega ja need huvid, millega sa tegeled, sa maksimaalselt üritad need seostada sellega, et nad oleksid kuidagi kasulikud koolile ja su õppimisele ja üldse edasi arenguks, et sa saaksid ennast arendada, mitte ütleme niisama kuskil palliga jooksmas, vaid saaksid ikka intellektuaalselt ennast arendada. Ja takistab ajapuudus ja võib-olla vahepeal on ka tõesti see, et ei saa rahaliselt hakkama, sest neid on palju, neid on huvitavaid, aga ka hinnad kipuvad suureks ja võib-olla lihtsalt ei sobi aja järgi. Räägi, kas sa pühendad väga palju aega oma perele ja oma sugulastele? No loomulikult ma pühendan neile palju aega, aga see on pigem selline peale kool ja nädalavahetustel, et see enamasti ei ole planeeritud aeg, aga sageli ka planeeritud. Lähme koos kinno või teatrisse, käime koos söömas ja loomulikult vedame koos toredat aega. Ma väga väärtustan seda. Jah, et meie rääkisime lühikese kokkuvõtte sellest, mis me sellest teemast saime omalt poolt. Et me küsime mõned küsimused, mitte kõik samad, ka tänavatelt inimestelt erinevas vanuseas, noorematelt ja eakamatelt inimestelt. Kas teil on palju vaba aega? Vähe, väga vähe on. Ja kuidas sa oma vähest vaba aega sisustate? Mis te teete selle? Nii palju kui saab, siis olen perega, lähedastega, vahel saab sõpradega kokku. Mõni hobi on ka või midagi sellist? Joonistada väga meeldib. Vaba aega. Nii palju kui mul aega üle, siis kas trenni, kino või lihtsalt koos veetmisele. Mis kõige rohkem takistab teil üldse, et teil vaba aega tekiks? Kõige rohkem takistab töö ja kool. Kas on koormus liiga suur või pärast kooli ja töö tegemisi on palju? Pigem lihtsalt seda, et pärast töö tegemist on lihtsalt nii palju muud teha veel. Mis te arvate, kas internet on ajaröövija? Kui seda valesti kasutada, siis kindlasti, jah. Mis teie arvates on valesti kasutamine? Kui sa ei oska planeerida oma aega internetis, teed liiga palju istud valedes kohtades. Kas teie planeerite õigesti oma aega internetis? No üritan, jah. Internet on rohkem äri, kõige rohkem nendele, kes sellega tegelevad. Seda tähendab pakuvad, müüvad ja nii edasi. Tähendab, minu jaoks on ta muidu ka informatsiooniallikas ja kommunikatsiooniallikas, aga ta on suur osa äri. Aga kas teil on üldse palju vaba aega, kui ei ole saladus, kuidas te seda sisustate? Teen kodus remonti praegult. Как вы больше всего заполняете свое свободное время? Ну, в основном сижу в интернете, смотрю фотографии, иногда занимаюсь рукоделием, вот свои фотографии обрабатываю. А как вы считаете, интернет это
для молодежи и вообще для всех людей? Это больше как информационное какое-то место, где можно много информации получить, или больше все-таки как для молодых мест развлечения? Ну, судя по моему сыну, у него место развлечения. Хотя мне очень жаль, что он столь много времени проводит в интернете. А для вас лично что такое интернет? Ну, информационный скорее. Сколько времени вы посвящаете именно своего свободного времени для времяпровождения вместе со своей семьей и родственниками? Меньше, чем в интернете. Kuidas te sisustate oma vaba aega? Ei kommenteeri. Ei no, niisama mingi käin linna peal ringi, olen kodus, teen mis tahan, okei. Ja kuidas teie oma vaba aega siis? Tegelen spordiga, nagu ikka tavalised hobid siuksed. Kas linn peaks tegi rohkem toetama vaba aja veetmist või? Jaa, võtke mendid rajalt maha. Veel midagi äkki? Ei ole midagi lisada. Kuidas te sisustate oma vaba aega? Ma olin. Mis takistab teil kõige rohkem, et jääb vähe aega hobideks? Kodused toimetused, koristamine, nõudepesemine, kõik sellised väiksed pisiasjad. Mis te arvates, kas internet on ajaröövija? Ei. Aga kas te pühendate palju just nimelt vabast ajast oma perele ja oma sugulastele? Sõpradele pigem. Kas perele ja sugulastele üldse ei pühenda oma vabast ajast? Emale küll vahel, aga mul ei ole väga palju sugulasi, kellega ma lähedalt suhtleksin niimoodi. Aga mis te arvate, kas Tallinnas on piisav valikuid kohti, kus saaks veeta lõbusalt oma vaba aega? Ei. Расскажите мне о том, как вы свое свободное время заполняете. Обычно это все свободное время ходит на уроки. Ну, я или занимаюсь уроками, или КВНом, или хожу на тренировки. Вот, иногда на гитаре тоже играю, как получается, в общем. А Вася? Ну, я очень редко гуляю, но иногда получается. Но обычно я делаю уроки, либо хожу на какие-нибудь занятия дополнительные. А много ли вы времени посвящаете именно свободного времени для своей семьи и своих родственников? Ну, как получается. То есть в зависимости от того, сколько в семье работают и от таких вещей. Kas teil oleks mõni vaba aja soov, mida tahaksite teha, aga mingil põhjusel ei saa seda teha, et kas rahaliselt? Reisida tahaks rohkem. Ja kas te veedate oma sugulaste ja lähedastega palju oma vabast ajast? Ausalt öeldes võiks rohkem veeta. Ja mida te teete, kui te koos olete? Jah, ka käime kultuuriüritustel, lihtsalt veedame aega koos õhtusöökidel, nii edasi. Aga mida te arvate internetist? Kas internet on teie jaoks suur ajaröövel? Eks ta on töövahend, aga eks ta samas ole ka väikest viisi ajaröövel küll, jah. Aga mida te arvate noorte puhul, kas on pigem neile kasulik koolitöödeks või pigem kahjulik? Eks seal on omad plussid ja miinused mõlemal poolel. Kindlasti koolitööks on vajalik informatsiooni mõttes, aga jah, ajaveetmise mõttes võiks olla ka teisi variante. Kas teil on palju vaba aega ja kuidas te sisustate? Ei ole. Ja kuidas te sisustate? Mis teil on? Sisustan. Loen. Kahjuks on väga hea arutleda selle üle, kuidas oma vaba aega raisata, aga oleks väga tore, kui seda vaba aega oleks rohkem. Siis oleks kindlasti ka praktikas saaks näidata, kuidas me seda sisustame. Ja see sai väga heaks kogemuseks, mis me tegime ja et me saime vastata nendele küsimustele, tutvustada ka teile oma arvamust. Ja me tegime seda spetsiaalselt teie projekti jaoks teise pilguga.